Minul on igatahes büroos laua taga istumisest tihtipeale selg valus, lihased valusad. Sirutama ju peaks, aga no kes see siis sellele alati mõtleb. Ja nüüd tulingi siis õue, et vaadata, kuidas seljavalu ja muid lihaspingeid vabastada. Tavaliselt ma rullin ennast selle rulli peal, et seljavalust lahti saada, aga kuna kõigil seda kodus ei ole, siis ma mõtlesingi, et ma natukene uurin internetist, et mis võimalused üleüldse on, et koduste vahenditega võib-olla ka lihaspingetest vabaks saada. Kuna tegemist on ju siiski meie kehaga ja videosid vaadates võib ka päris palju katki teha selle asemel, et parandada, tulingi täna ma eksperdi juurde, kellelt küsin, kas sellest siin on kasu või mida tegelikult tegema peaks. Enda katsetusi näitan Kaja Ruhnole, kes on füsioterapeudina tööd teinud ligi 10 aastat. Nii, mina alustan siis taigna rullist. Sellega pidi hea olema rullida kõiki valusaid kohti. Siit saab niimoodi niisama nagu tainast siit edasi ja tagasi oma lihaseid rullida. See on nüüd üpris valulik kindlasti, et ta on natuke nagu analoog nagu tõesti selle massaažirulliga, mida kasutatakse, kui me räägime nüüd säärelihasest ja reie tagaosast. Aga ta on kindlasti, kuna ta on üpris jäik, siis on ta üpris valulik, et see ikkagi on nii, et ikkagi päris ennast piinama ei peaks, et selles suhtes, et seda peab täpselt enesetunde järgi vaatama. Aga vaatame veel edasi, mis siin tuleb. Kui ohtlik see tegelikult võib olla, kui ma nüüd seda taigna rulliga seda kukalt hakkan rullima, siis ma niimoodi vaatasin praegu ise ka ja see ei tundunud väga nagu turvaline asi. No ütleme niimoodi, et ennast ära lõhkuda nüüd päris tõenäoliselt ikkagi ei saa selle taigna rulliga, aga ta lihtsalt ei anna mingisugust, kaela õlavõtmist on nüüd kindlasti ei anna efekti. Et see taigna rull on nagu üllatav selles suhtes minu jaoks, aga ta nagu võib-olla mingil määral on ta mõistetav tõesti reie tagaosale ja sääreosale ja võib-olla siis ka tuhare osale, kui peaks olema tarvis nagu neid lihaseid sedamoodi mõjutada. Vähemalt üks nii-öelda trikk sealt netist on selline poole kohaga kasulik siis. Aga vaatame, mul on ju üks asi veel kaasas, ehk siis supikulp või see paja, mis iganes ta siis on, lusikas, eks ju. Et vaatame, mis ma sellega siis korda saatsin ja mis te selle kohta ütlete. Ma saan aru, et siit tuleb otsida siit selle kondi ja peki vaheline asi välja see ja siis kõige targem on seda vastu seina teha. Ma panen niipidi ja siis vajutada ja siis see pidi hästi mõjuma. Ma tunnen ainult valu oma pekis praegu, aga paneks ruttu juba stoppi, et see on nüüd küll kiire ei selles suhtes, et ma võin nagu tuua plusse välja selle video kohta, et sellest lihasest üldse nagu räägitakse. Et tõesti, ta on nagu kaasosaline ikkagi tihtipeale seljavaludes ja puusapiirkonna vaevustes, aga teda niimoodi mõjutada eriti veel sellise vahendiga ja sellises positsioonis on nagu pigem ma võin kasutada sõna mõeldamatu. Kaja sõnul on internetis tegelikult ka palju head leida. Igaks juhuks on aga kõige mõistlikum alati enne eksperti külastada, kui ise lihtsalt midagi mudima hakata. Sest taignarull võib küll veidi asja leevendada, kuid pikas perspektiivis tuleks siiski valu juurpõhjus üles leida. Igale inimesele tuleks vastavalt kaebustele anda harjutused, aga Kaja näitab mulle nüüd 4 harjutust, millega keha esmaselt pingest vabastada. Ehk siis number 1 ülesanne või harjutus, mida võiks siis ise teha kodus, ongi täpselt see vaagna tõstmine ja siis sujuvalt alla panema. Et kindlasti teha nagu rahulikult selles suhtes, et jällegi ei pea kartma, et me ennast ära lõhume. Aga kui me teeme nagu sellise rahulikuma tempoga alguses just eelkõige, kui meil on valus, siis on see, et me ei tekita ärritust ja pigem need lihased pehmenevad. Ja nüüd hakkan ülakehaga natukene pöörama ennast selili. Puusad jäävad ilusti paika, küünarnukk nagu juhib teed sinna tahapoole ja sellise mugavuspiirini. Ja tulen tagasi, et me peame kindlasti arvestama sellega, et peaks ka olema õlaliikuvus nagu heas seisus, just rotatsioonsuunad ja kindlasti rindkere liikuvus, et tegelikult see liikuvust me treenime rohkem nagu siit sellest osast. Aga nii, et kael jääb suhteliselt vabaks, et ma lihtsalt viin nad taha ja viin natukene alla ja lasen vabaks. Lihtsalt ma panen need lihased ilusti tööle.
et nii ma natukene parandan ka nende liikuvust ja kui nende liikuvus läheb juba paremaks, siis peaks ka natukene vähenema kaela-õlavöötme pinget ja tegelikult ka kõik see kaela-õlavöötme treenimine juba läheb efektiivsemalt. Kõiki harjutusi peaks tegema 15 kordust ja kokku 3 korda. Kui meil on alaseljaga probleeme, siis me kindlasti ei saa jätta puusa piirkonda välja. Selles suhtes, et kindlasti peavad seljalihased olema heas seisus, nad peavad olema tugevad ja elastsed. Ja siin me tegelikult seda liigutust assisteerib ka see puusa painutaja, keda videos oli selle toreda vahendiga näha. Selle kulbiga siis, jah? Ühesõnaga kulbi asemel parem tehke niimoodi siis.